Asi oli ju ainult 2 aastat tagasi, aga see tundub juba nii ammu. 27. juuli oli see suvepäev. Ma olin Saaremaal, mul oli õnneks suitsuahi oli soe ja kala oli suitsus, nii et siis ma pendeldasin iPadi ekraani ja suitsuahju vahet. Ma mäletan, et millegi pärast istusin ma särgita oma diivanil. Ma olin just koju jõudnud. Ma veel ema kirjutas, et pane ruttu teleks peale, et naiskond on finaalis. Mingis mõttes oli juba kergendus, et finaalis teadupärast selles mõttes enam neid ei ole, kes jäävad ilma medalita. Minu arust veel hullem on neid 3., 4. koha asju kuskil vaadata, et vähemalt oli kindel, et on see medal, aga eelkõige ikkagi meie vehklejapiigade endi pärast, et see üks suur võimalus on vehelda olümpiafinaalis. Ei taha ju teada, et sa lasid selle võimaluse käest. See oli väga soe suvi ja see oli väga soe suvepäev ja kohati pidi nagu käe silme ette panema, et päike peksis tuppa ja oligi siuke tunne, et ise oleksid seal Jaapanis. Alati, kui ma peaksin vaatama Eesti sportlaste mingisugust sellist eriti otsustavat hetke, siis ma ei suuda seda teha, sellepärast, et mulle tundub, et kui ma vaatan, siis kindlasti läheb nagu nässu. Ja see oli ju päris pikk ja piinarikas. Samal ajal näha seda nagu emotsiooni ja ise seda ka välja elada, see oli nagu suurepärane tunne. Ja nagu natuke nagu jälgisin ja siis kuulsin, et ikka on päris hästi ja siis läks jälle halvemaks ja siis ma jälle eemaldusin olukorrast. Sa proovid enda iga kondi, lihase ja jäsemaga kaasa elada. See kuidagi omaette tõmbab sind nagu kaasa. Ja seeläbi see kõik lähebki nii suureks vähemalt minu jaoks. Just Eesti sportlased rohkem kui võib-olla, ma ei tea, Ameerika Ühendriikide sportlased tajuvad, et see võit ei ole nende jaoks, et see võit on meie kõigi jaoks ja kindlasti on sedasi palju raskem minna sinna vehklemisrajale, teades, et see ei ole lihtsalt üks võimalik kuld, vaid et see on see kuld. Kuni viimaste torgeteni oli veel ebaselge, kes võidab. Ja ma arvan, et seda vingem oli see kogu emotsioon. Ja siis see võit tuli ja siis see oli tehtud ja siis pärast tundus see ju juba nii, et muidugi see pidigi ju nii minema, et meie tüdrukud pidid võitma ja see päev oli niigi soe ja päikeseline. Paljud sõbrad ei olnud nagu nii kursus ja siis ma ikkagi spännasin, et kuld. et üritasin seda õnnejoovastust teistele edasi kanda. Et just naised ja just koos. Võib-olla on sellist 21. sajandi vibe, et naised koos tegutsedes tõid selle tulemuse. Oli üks nendest kohtadest, kus sa oled super õnnelik ja uhke, et sa oled eestlane. Mulle tundus, et ma ka tahaksin seda kindlasti tähistada koos meie vehkleja neidudega ja lootsin, et võib-olla nad ei pahanda, kui Eesti esimene naispresident helistab Eesti esimestele võistkondlikule naiskonnale, kes on olümpial midagi sellist ära teinud. Ma ei tea, ma kogu aeg räägin. Kohe me jõuame. Mul on meeles, mida nemad ütlesid ja pigem oli see just see, et kõigil oli nagu meeletu kergendus, et tollel hetkel ei olnud veel tulnud seda meeletut võidurõõmu, et pigem oli see kergenduse koht ja hetk tollel hetkel, kui mina sattusin helistama. Spordisündmusel on see omadus, et ta toob nagu kogu rahva kokku tingimusteta selleks hetkeks. Minu jaoks kõige suurem emotsioon ongi see, et meie väikse riigina oleme tegelikult suures pildis ja me oleme ennast võidelnud ja teinud nii suureks. See tekitab minust kõige suuremat emotsiooni just kui see rahvuslikkus. Ka selles päevas on see absoluutne puhas kuldne rõõm, et nii sinine taevas ja nii kollane päike ja nii kuldne medal, et see ongi vist selle päeva emotsioon kõige rohkem.